Ma lihtsalt olen märganud, et teatud inimestega ja neid külalisi on öelnud ju mul palju, salvestan võib-olla, ma olen vestlenud reaalselt üks ühele, täna võib-olla üle 300 inimese. Ja lihtsalt osadega on nagu väga hea klapp ja sina oled üks neist. Kui paljudega tegelikult üldse jõuab? Kui palju sul sõpru on? Või noh, vaata, kui on pere, siis nagu see ka natukene kuidagi kohandub, või kohastub selle olukorraga, et noh, oma kaasa kõige parem sõber ja siis kes sinna veel mahub? Just, täna ütleks, et mul on ainult pere. Et täpselt nagu nii ongi ja ma mõne mõttes vahepeal mõtlen selle peale, et kas see on nagu vale, kui me inimestena, vahepeal nagu, ma toon hästi huvitava näite praegu, et ma vahepeal lappan TikToki. Ja siis satuvad mõnikord ette videod, kus siis inimesed, näiteks mehed, näitavad ennast tegemas mingit täiesti nonsense tegevust, eks ole, ja siis taustal on muusika ja peale on pandud siis tekst, mis ütleb siis sellele umbes, et ma ei tea, alla minu naine, mu parim sõber. Ja ma veedan temaga iga päev hea meelega aega ja mul ei ole midagi teist vaja. Ma olen samasugune, minu naine, minu parim sõber ja nagu mul on nii raske mõista inimesi, kes mõne mõttes ei suuda enda paarilisega olla 24/7 koos. Ma ütlen, et nii peab olema kõigil, see võib-olla ei ole kõigi jaoks, aga ma isiklikult usun ja minu kogemus lihtsalt on täna see, et kui sa leiad selle partneri, kellega sa tahad sellisel viisil koos olla, siis see ei ole nagu kohustus või mingi töö või piin. Ma tõesti naudin seda. Ja siis kui ma vaatan kommentaare sel videol, ja sealt tulevad nagu elus sapised kommentaarid lihtsalt inimestest, kes on nagu teise nagu uskumuse või väärtustega. Ja enamus ütlevad selle kohta, et põhimõtteliselt, kui sa tahad naisega olla niimoodi kogu aeg koos, siis see võrdub sellega, et sul pole sõpru või sul pole elu. Ja siis sa vaatad ja mõtledki, et issand, me oleme nii erinevad ja me prioritseerime enda uskumusi nii tugevalt ühiskondlikult teistele peale. Paneme üksteist kogu aeg mõne mõttes proovile sellega, et kumma uskumus või kumma siis tõekspidamine võiks nagu peale jääda. Ma ei tea, kas sa ikka märganud seda või sellele mõelnud nagu?